mina paraku polnud see hiidlane, kes läks jutuga Arne Pagili juurde, et võtta hiidlastele lehte teha. Ja ei mingeid tutvusi, ei midagi. Arne Pagil pani õla alla ja nõustus olema Hiiu lehte välja andma. See esimene number, selle lehe esimene number ilmus 20. juunil 1997. Esimesed töötajad olid Anu Pallas ja Katrin Metsand ajakirjanikuna ja üsna peagi liitus nendega Annika Kibuspuu. Et kui algusaastatel nii meie maa kui Hiiu leht olid kasumlikud väljaanded, ettevõtlusprojekt seega, siis peale majandussurutist 2008-2009 läks lehel keerulisemaks ja veel raskemaks siis, kui Saaremaal tekkis Vjatšeslav Leedo, hakkas lehte välja andma. 2 konkureerivat väljaannet põletasid väga palju raha. Aga kanged saarlased kumbki ei tahtnud järgi anda, sest Arne Pagil on välissaarlane. Tema isa suri Siberis, emaga põgenes ta 4-aastase lapsena Rootsi, kasvas seal üles. Ja minu versioon, mis oli tema edasiviiv jõud, miks ta ka kahjumist hoolimata jätkas nende lehtede väljaandmist, peale maksmist, oli see, et vabas maailmas kasvanuna said aru, kui tähtis on sõltumatu ajakirjandus, kui tähtis roll on ajakirjandusel demokraatias täita. Minu enda kogemus oli Arnes see, et ta oli hästi delikaatne, hästi tagasihoidlik, vaikne, hoidis oma inimesi ja kui vaja kaitses kas või kohtus, see ka selline kogemus peatoimetajana minul on. Arne Pagil ei ole teinud tühja tööd, et ta on siiski 25 aastat panustanud selleks, et hiidlastes oleks leht. Et minu meelest on tema panus hindamatu ja eriti tore oli selle juures see, kui räägitakse, et Hiiumaa ja Saaremaa ja hiidlaste saarlased võiks teha koostööd, siis see on ehe koostöö näide sellest. Meie toimetus leiab, et ta on seda väga väärt, ta on selle kuhjaga välja teeninud, ta on olnud tõeline Hiiumaa sõber. Ja nii hästi kui halvasti, aga me oleme saanud 25 aastat lehte välja anda, Hiiu lehte, ja see oli ka siiski nii suur väärtus, et leidus 25 inimest, kes ütlesid, et jaa, see väljaanne peab jätkuma, seda on meile vaja. Et see on ka minu meelest suur hinnang nii Arne Pagili tehtule kui meie toimetuse tööle.